Viivi Luik. Kirjandus iseenesest on ju sõnum inimeselt inimesele, emotsioonisõnaline väljendus. Ja kirjanik sealjuures on inimese äraseletaja ja kirjanik on ka võitleja. Ta võitleb vaimu ja südamega ja oma emakeelega, kaose ja pimeduse, labasuse ja pealiskaudsuse vastu. Kui Viivi Luik võitis 63. aastal oma luuletusega ajakirja Pioneer kirjandusvõistlusel esikoha, siis enne auhinna väljakuulutamist otsisid toimetajad noore Viivi üles, et veenduda, ega need tekstid pole mitte täiskasvanu kirjutatud. Õnneks ei kahtlustatud tollal tehisaru kasutamist. Luik kirjutas ikka oma peaga. Lugema õppis ta juba 3-selt ja luges kõike, mis kätte sai. Raamatul on olnud väga suur osa mu elus, et tänu raamatutele ma üldse õppisin loodust nägema. Ma nägin lihtsalt puid, põõsaid ja tähti, aga ma ei teadvustanud endale, ma ei teadnud, et nad on ilusad. Alles siis, kui ma lugema õppisin, sain ma seda teada. Luige esimene luulekogu ilmus kassetis Noored autorid 1964 koos Runneli, Kaplinski ja Seppeli debüütidega. See on luules uus ja uhke põlvkond. Miks on igal ajal omamoodi valu? See, mis kõiki elavaid teeb üheks tõuks, käsi kirjutab ja kord see tume valu tõuseb paberilt ning muutub elujõuks. Ühtäkki hakkas Luige käsi kirjutama proosat. Kui ilmus romaan 7. rahukevad, sai sellest sõjajärgse põlvkonna kreedo ja testament. Kõik, mis inimene on, mis inimesega toimub, missugune on inimene, see on mind alati kõige rohkem huvitanud ja inimene on seotud ajaga, inimene on ajalik ja samal ajal ajatu. Et kirjaniku roll alati kõigil aegadel on väljendada iseenda kaudu teisi inimesi, jätta tunne, et on keegi, kes tunneb ja tajub asju samamoodi nagu sina. Inimese käsi liigub valgel lehel, nahk ja küüned, liha, sooned, luu. Aga hääd ja kurja vapralt kaasa tehes seisab 3 sõrme vahel pliiats truu.